tere hommikust, kell on 4:43. Tundra sai just oma hommikusöögi, Vello sai ka eile süüa, vaatasin just, et tal oleks kõik söödud. Ja ma joonistan endale kulmud pähe, sest et neid ei ole väga palju alles ja hakkame... ma näitan ikka, Vellol on nina väljas siit. Tervist! Ühesõnaga kulmud pähe ja hakkame Soome sõitma. Sellepärast, et hobuseid on vaja ravida. Ma sõidan nüüd Britule järgi, ma ei tea, mis valemiga. Ma täna terve päeva roolis suudan ärkvel püsida. Aga ma annan endast parima. Tundra on ka isumine teda. Lõpud, kui võtad musta värvi koera. Aga ma lähen võtan nüüd oma musta peaga sõbrannaga peale Soome. Jälle Soome. Kõik teed viivad Soome. Tere hommikust. Täidan heinavõrku. Ma ei tea, mis kell täpselt on, aga ma eeldan, et mingi 5:45 umbes. Ja olen Tallis. Eliise on ka kuskil. Toimutab. Ja me sõidame Soome täna jälle Archiga. Siis jälle kliinikusse check-upi tegema Helsingisse. Ma ei tea, mis siin nagu rohkem öelda on. Kui te olete neid eelmiseid videoid näinud, siis te olete enam-vähem kursis sellega, mis toimub. Selles vahepeal viimane korras, nüüd kui me käisime, on 3 kuud möödas. Ja siis nad ütlesid mulle, et okei, et vaatab uuesti 2-3 kuu pärast. Ma olin mingi okei. Ma andsin pigem nagu veits rohkem aega, sest et noh, ei tea, enam ei ole nagu vahet. Mul ei ole kiiret nii otseselt kuskile. Ma lihtsalt loodan, et see fucking hobune lõpuks paraneb ära. Ja mis ta viimase 3 kuu jooksul teinud on ainult siis see, et on olnud siis täisboksi režiimil. Sest et noh, see Koplis käimine, mida me lootsime alguses temaga teha, no ei töötanud. Põhjusel, et ta lihtsalt tänu mitte trenni tegemisele ta läks nii hulluks ja see lihtsalt ei olnud nagu mõttekas. Ja ta on vahepeal saanud mingid massaaže asju lihtsalt ja ma olen Arinaga, kuna tema hobusel on siin ka vigastus, võtsime 2 peale laseri. Nii et ta sai ka laserit sinna jalale ja sinna siis kohta, kus see vigastus on. Ja, nii ta läinud on. Vähemalt kaaluga on tal nagu kõik korras endiselt. Et söömise poole pealt saime me nagu kõik keiks ikkagi ja see on püsinud praegu. Eks me näeme ükskord, mis sellest saab, kui ta loodetavasti uuesti ratsutama hakkab. Aga see on nagu siis hilisem mure, kui siis ta peaks uuesti hakkama kaaluga. Aga praegu vähemalt on paks poiss valmis. Nii et purgis. Eliise tuli kaustaga just. Perfect timing. There she is. Tere päeva, kangelane. Sitan oled. Üritan ruttu mingi damage kontrolli teha siin. Hakkab pihta. Palun. Chill. Oleks need Haribo kummikarud, aga need on need head fisibotanid. Of course, I am not a fan. Aga let's go. Yay. Okei, me saame üles. Saame lihtsalt Türa teise poolt alla pärast sõita ju. Toink.
siis me ei saa pidama. Praegu ei saanud vedama. Head mootorratas. Oih, natuke hirmus on. Neid tuleb päris palju. Tere Tundra, esimene kogemus praamil. Natukene hirmus. Vaatame, kus praamil on tuleb laevas. Me tahame Burger Kingi. Kell on 6:50 hommikul. Sina tahad ka Burger Kingi? Natukene salatit sulle. Ta on mingi, mu ema ei ole diet. Varem nagu Tallinki peal sõitnud hommikuti. Me oleme mingi Caroline. This is our favorite. This is nice. Very pretty. Me lihtsalt katsetame neid kõiki Soome laevasid läbi siin nagu otsast otsali. Review'd lihtsalt nagu vastu Soome laeva. Reaalselt. Me teeme seda sama, vaata, mis see top 10 kuradi top 5 Soome reisida. Järgmine kord läbi lennukiga hobusega. Kell 7 hommikul Tallinki laeval 10-10. Burger King. This is the spot for me. Praegu Tallink on kõige parem, sellepärast, et siin on nagu Burger King ka. Ja mis oli Ekerolainiga tuli esimene kord? See puhvet seal oli täiesti kohutav. Oh my god, otarme mööda kõnni. Oota, kus see on? Siin. Väga hea, leidsime. Mina ei saanud jälle mitte midagi aru, kuhu me läheme. Tundra, you did it. Made it to Burger King. Yes! Praegu on veel kinni, aga no mitte midagi ei ole. Kohe läheb lahti. Kinnitame teile, et praegu on veel kinni, aga 8 mintses, mis on Burger Kingi. Review. Tegelikult tellisin Temust. Demo. Meil on selline, siia tuleb vesi sisse. Siis koer saab juua, kui ta tahab. Praegu ei taha ta jõi ära ja kui ta ei taha juua enam, siis see vesi läheb siia tagasi. Ja see küll natuke karvane, sest et ta kuradi oli mukkapidi siin sees, aga ja siis surprise, 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 surprise. God damn! Vesi tilgub alt välja too. Et see on nagu slow sogines, vaata. Technical difficulties. Kurat, selle sa võiks endale ka osta ju. Paned joogi sisse snäkid all ja ei ole. Sellega peole minna Oh my god. Ei turvamees, see on vesi. Bag või? What's in my bag? Esimesena on meil raamat. Järgmine fantasy smat. Vampiiris smat seekord. Vampiirid, teem. Ja neil on tiivad. Vampiirid tiivadega või? Ja, aga jumal äge, ma olen esimesed 40 lehekülge ära lugenud, väga hea. Siis meil on... Kõik teised inimesed. Kantis sitakott. Siis meil on veel üks koeramängu asi. Siis meil on autovõtmed. Siis meil on kõrvaklapid. Siis meil on veel üks huulepalsam. Siis meil on veel koeratoitu. Siis meil on koer. Mul on koer. Siis meil on koera maiuseid. Brit, yes, sponsored by me. Soodukaga ja koerarihmaga, eks ole. Fleksirihma pidanud hea koertal olema. Päriselt, miks? Sellepärast nad õpivad tõmbama. Vaatad, no kuhu ta sind tõmbab? 4 eurot sees, krõbiseb. Raha on raha. On ikkagi raha maitse. Ja kõik. Kõik tehtud, mul ei ole isegi kotti. Long chicken. Kui ta maitseb. Olemas. Burgis. Ma võtsin juustukka lihtsalt. Eliise läks praegu shoppama kuskile. Vaatab mingit kosmeetikat. Me Tundraga chillime endiselt siin Burger Kingis. Vaatan YouTube'i ja pole nagu viga. Tegelikult on räige uni juba peal. Tahaks magada. Käisin shoppamas Britule, me oleme pikalt spot treatmenti otsinud, see oli poole hinnaga. Väga nice. Nii et Britule spot treatment, Kylie Jenneri ikkagi sprayed. Siis siin oli eraldi, saad aru, neil oli eraldi suhkruvaba sektsioon, oli nagu hunnik erinevaid suhkruvabasid kolme, ma võtsin endale bändisid. Siis ma võtsin Tundrale You're gonna love those. Ühesõnaga, et ta ei käiks nii palju pinda praegu maga. Ja siis mul oli täielik emotsiooni ost. Mida sa tegid? See on külmkapi magnet. Oh my god. Ja see oli 10 eurot. Mis see, excuse me, mister, I found a big dangerous bomb. Vaata, see on muumi perse. Ma pidin ostma, ma ei saanud. Okay, this is kind of awesome. Ma nii vaibisin sellega. I love the look of it. Oh my god, seda on satisfying katsuda. Jumala äge magnet. See oli väärt, see on küll... Ma tead, mulle tavaliselt ei meeldi emotsiooni ostud, aga selle ma kiidan heaks. Ma kiidan heaks. Sniff on ka siin. Jaa,
Movie perse sniff what more do you want from life nagu. I love that. Meil on väike vacation vibe. Vacation time! Yeah! Istub oma kõrge laudadega. God damn! Viimane Soome kruiis oli nagu vahetult pärast kõhuviirust, mis meil mõlemal oli. Ja nagu selline semi oksendades seal kuskil seal all nagu autotekil, kus me ei olnud nõus ära tulema, sest et loksutas. Ja nüüd nagu look at us now. Kõige kõrgemal tekil. Koer on ka juurde tulnud vahepeal. Üks hobune on vahemaks jäänud või noh, selles kammu seekord ei ole, nii et... Suvi. Kus see päike on? Ma ei tea, kuskil suunas. Aga nagu... Kuskil silmas. Mul on... Tuleb hea vibe. Äkki me saame häid uudiseid täna. Kui Linnanmäel ka ei loksutaks, siis ma võiks Linnanmäel ka käia. See on Linnanmäki. Ma läheksin ainult sellepärast, et saad selle suhkruvaipu saada. Kui ma isegi ei suhkrut tarbida, aga nagu just... Ma võiks seda laste karusselli teha, vaat see, kus sa oled hobuse seljas selle toruga, vaata. See on see uudiste maja, vaata, kus lihtsalt ehmatava. Sa ei saa sinna ka minna. Ei. Tundra kurat küll, Mul pole isegi mitte mingisugust tahtmist sind aidata. I'm a strong independent woman. I can do this by myself. With a much stronger horse. This has seen better day. Oh, Jesus, fuck. No see, meil on neilt saepuru vaja küsida. Õnneks nad on väga lahked siin, nad alati annavad kõik. Jah, ma tegelikult ei ole mitte kunagi küsin, ma olen lihtsalt võtnud. Peame heida küsin, toh. Jah. Võtta seda, kui linnata kaartuda oli viimane kord. Jaa. Tule. Lähme kogu kambaga nüüd, oi, põissad, kogu kambaga kuskile kaugele. Kliinik on seal taga. Võtame matka ette kogu satsiga ja lähme tegema mingi muu pinnase peal vetšeki. Ma ei tea täpselt, kus mis asub ja mis toimub, aga interesting. Maad särgid, värgid seal taga. Mis? Peame veel ringiga kuskile minema. Brit läks arstidega arstid painutama, me Tundraga teeme. Tundra aitab jäätmekäitlust teha. Puhastasime treileri ära ja nüüd Tundra saab lõunasööki ja nii kaua nad siis painutavad seda hobust, ma ei jaksa seal hobusega tegeleda. Jalutame praegu korra siin Archiga, ootame arste tagasi. Ühesõnaga, esimesed kordatamised tehtud, nagu te tõenäoliselt videot nägite, siis ta esimene ots on üleüldse hoopis vigane praegu või nagu seal on midagi viga. Tõenäoliselt need on kabeliigesed, kuna me tegime veel nüüd painutustestid siin sees ja siis sealt see nagu see long ei läinud hullemaks, nii et järelikult see tõenäoliselt on kabjas ja see oleks loogiline, kuna tal on see kabjanurk kehva ja me oleme neid kogu aeg nagu siin süstima pidanud vaikselt ja me teadsime, et seda me peame nagu suht koht nagu tal lõpuni süstima. Nii et tõenäoliselt see on sellest, aga nad ütlesidki, neil on väga keeruline nüüd nagu näha, mis selle tagumise parem, aga kus see õige või noh, see originaalne nii-öelda vigastus on. Et neil on seda raske näha, sest et ta on kabeest. Nii et nad blokkisid praegu selle eesmise ära. Vaatame siis, mis edasi saab. Praegu peame 10 minutit ootama neid, et see asi mõjuma hakkaks ja siis näeme, mis edasi juhtuma hakkab. Ikka loodan, me saame täna õhtuks koju sõita, nagu ei võta mitte midagi kaasa ja
äkki, aga ma arvan, et saame. We shall see. Nagu I must give Archie credit selle koha pealt, et on siiamaani väga korralikult ennast üleval pidanud. Out of, või nagu kõikides nendes kordades, mis siin käinud oleme, 3 korda siis. Täna on nagu kõige chillim ta kindlalt. Ma ei tea, lihtsalt dude's chilling. Lasi ennast kuradi rahulikult plokkida, süstida oda. Ja kõik need jooksutamised siiamaani on okeilt näinud. Muidugi see esimene jooksutamine. Mul on tunne, et ta lihtsalt kartis, et ta kukub kuradi külil seal asfalti peal, sellepärast ta oli mingi pluss tundub, et tal midagi teeb haiget ka. Aga nagu siin jalutades ka väga imelik, huvitav on. Ma ei tea, mis sul viga on nagu. Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen. Hoian koera endale, või no sa oledki tegelikult minu koer. Archie ei ole minu hobune. Thank fuck! Hobuveterinaaria on lihtsalt üks ootamine ja siis sa jälle jooksutad hobust, siis sa jälle ootad. Ja siis sa jälle jooksutad hobust, siis sa jälle ootad. Ja nüüd me läheme süstime ja siis me ootame. Siis me jälle jooksutame hobust ja siis me ilmselt jälle ootame. Nice. Ära lihtsalt nahku ei kõnni, palun. Kuidas sa... Võiks sa kodus niimoodi käituda või? Sordub, et see vend ongi lihtsalt praegu mingi... Mis see haigus on? Ma ei taha praegu mõelda. Aga see on see mingi mentaalne värk, kus inimesed mõtlevad endale nagu, või kujutavad endale haigusi. Ja siis, et me saaks kogu aeg nagu haiglas olla. Ja nagu Archie on hobuse versioon sellest nagu. He loves it here. Sest on kodus. On nii. Yeah, thank you for the kisses. Ta kiutast. Ta on sama suur kui sina, Tondra. Nii nunnu, täiesti perses. Nii fucking nunnu. Vahest hakatakse tagant pilte tegema. Ees saime tehtud. Mis me tahame? Süüa. Veipida. On mul see on taskus. Me 45 minutit magasime autos, nii et... Sa ärad nagu noor päike. Ja ei, ma tunnen ennast veel sitamini kui enne. Kuses kogu põranda, mu jalad ja ennast täis. Ja nüüd ühesõnaga needs to be cleaned up, sest et kõik on kusene ja mina olen kusene ja Brit läks minema ja nüüd mina pean tegelema selle tüütusega. Kahtlane tunne, et tal on kõht tüü. Jäta, et kossid. Ai vittu, ta hammustab. Tal on kõht nii tühi lihtsalt. Ma saan haiget. Tondra, Archie sööb sinu sussid ära. Vittu küll. Well. Back again. See on see sama mäkk, kus me käisime, kui me esimest korda Soomes olime siin linnikus, kus oli jääkülm. Reaalselt nagu nii külm on siin mäkis, nagu siin on sees. Nii fucking külm. Õues on soojem. Ja täna on palav. Good old. Nüüd on siin topelt soe, vaata. Siis oli topelt külm, täna on topelt soe. See oli nagu meeletult hea plärts. Me on täitsa valmis, see on nagu... Oh my god, Elise! Minu jäätis pani ka, jah. Lõuna on söödud ja nüüd me lähme vaatame hööksi. Oh my god! Kas sa mäletad seda või? Ma insertin klipi kohe, kus on mina ja Elise vanalinnas kajakat jäätisega loopimas nagu. Minu käest ta. Kahe valdruudi. Ja, sa pead väiksemalt. Tüpetreja. Ta minu kurki küll ei saa. Sa said talle pihta. See oli Gertrude. Rude. See filmimise me unustasime nüüd küll vahepeal ära, aga
mis me ikka siin Soomes teeme, kui shoppame iga kord. Tupriile natukene hea hinna eest E-vitamiini ja sokke saime ja Tundra situspoodi. ma koristasin selle saapasisudega ära. Just to clarify, mitte mingid nagu päris saapasisud, vaid nagu need sellised paberid, need täitepaberid. Need paberid, mis seal on, neid oli üle, need olid kellegi sa jätsid natuke sinna maha veel ka, ja. Samas me ei tea, kas see oli Tundra, seal poes oli üks korgi ka, nii et who knows. Need olid muidugi väga Tundra kujuga junnid. Mul on tunne, et see teine koer on veits vanem, et see ei tee niimoodi, aga ma üle poe ikka oli mingi, kelle koer seda veel tegi? Ühe särgi sain ma veel ja olid soodukaga särgid ühes teises poes. Ootame, et meil pissiks ja siis me saame juba hakata ise pissi poole minema. Tahaks ka vetsu ja tahaks magama. Kraavi, noh. Mis sa ikka teed? Vend on täiesti nokkis. Ja mina pean sõitma. Mul on täielik DIY suveriiatus, sest et siin on 30 kraadi. Väga palav on. Ja Brit läks oma hobust sisse mässima. Kohe paneme auto peale, paneme Tallinna poole ajama. Sealt tuleb meie roosade kalosside ja roosade sisse mässitud kabjaliigestega ära ravitud loomake. Tule! Sa filmid ka või? Sa ka filmid või? Hello või? Ma mõtlesin, et minu kord on filmida. Sul jäi see ilus outfit mul nüüd peale. See maamehe põlvpüksid. Peale me peaks laeva peale jõudma. Saba on ka kinni mässitud ja... Ma meelega hakkad lahti tegema. See on sul kakahein juba, jah. Meil sai puru otsa, me panime heina jalga alla. Rikkad lapsed. Samal ajal, kui mingi poro jäpib, siis neid visati söögialalt välja. Because of the dog. See on ebahügieniline ja see on rõve. Aga vähemalt see teenindaja oli piisavalt ikkagi armas. Ta oli viisakas. Ta ei olnud... Sinna baari alale minna istuma, et tooge pärast kandikud ja nõud ära ikkagi. Aga siin on palju mõnusam loki. Ma saan telo laadida siin. Siin ei ole lapsi, sellepärast, et see 12 pluss ala. Nii et fine. Hobune isegi. Ja tennis. Mina vahepeal jäin autos jälle magama. Ma jäin autos mingi 5 korda magama. Vahepeal sõitsime 15 minutit poodide vahel. Päriselt või? Ma lihtsalt jälle mingi Brit magab, mina olen roolis. Tundra magab, Brit magab, mina olen roolis. Tundra magab, mina olen roolis. Jälle Brit magab ja mina olen ikka veel roolis. Ma ei suutnud vastu panna. Mul tuli see heavy uni, kus kuradi suu jäi vajus ka lahti. Head see norskama. Literaali. Ei noh, heavy. Siis me parkisime sadamasse ära ja siis ma viskasin ka taha. Ma oli mingi, mu persa valutab läheb tagaismele pikali. Kohe knockouti jälle lihtsalt. Aga noh, nüüd saab õhtus süüa ja chill vibes. Mis sa ostsid ja miks? Kui shoppamas. See oli lihtsalt täiega lahe pudel. Lihtsalt. Ei, tegelikult ma lugesin, ma käisin ja uurisin. Ma mõtlesin, et ma tahaks portveini osta. Meil oli ammu jõudnud ja ma sain selle, mis koht see oli, Küpros jälle seda komandaria, ma jõudnud komandaria, seda portveini, mis oli fenomenaalne, mis on siiamaani kõige lemmikum alkoholi jook üldse, üldse kõige lemmikum jook. Igatahes ma mõtlesin, et ma tahan portveini proovida. Ja nüüd saad aru, et seda portveini tehakse soodavee ja selle siduli mahlaga tehakse mingi kokteili, mis pidi olema väga selline maitseeramme. Teiseks see pudel on lahe. Ja see oli sooduka. Aga see oli suht kallis ikka, aga no see 75 CL-i see on, me saame mitu nädalat sellest. Okei, noh. Kui mina saan ka jumala eest, ega ma ei kurda. Fucking Dubai šokolaad välja müüdud. Well, goddamn. Ja siis ma läksin, küsisin ühe tädi käest, nagu klienditeenindaja, ma küsisin tema käest, tere, kas teil on kõik, mis teil laos on välja panta, mingi, meil ei ole ladu. Tore. Piina istumi, ma tahtsin oma Dubai šokolaad ja ma olin õnnetu, et ma ei saanud seda. Sa võiksid vähemalt nagu let me down easy, sa ei pea olema punn mu vastu, see ei ole, meil ei ole ladu, no türa, kust ma tean. Ma ei tööta siin laevas. I think she had a bad day või a bad life.
ta tundus, et tal oli halb elu, ta oli ikka väga mitu sentimeetrit küüru vajunud juba. Tee nüüd musi talle. Ei, ma ei taha, mama, ma ei taha. See on liiga suur. No nii, Archie, su toit on valmis paisunud. You ready to eat, my friend? Oh yeah. Mis juba palju seda on? See läks, võttis vee sisse korralikult. Kuule, peaks kuivalt söötma muidu, aga selline kuradi paisumagnet, et... Vot, Gloria. Gloria, mida vittu? Mida vittu? Mitäs nüüd? Archie lihtsalt või Anna Sämber, palun siia. Aitab naljast. Natuke näete sinna. Vaatuge. Oi, vabandust. Tal oli väikene draamapaus. Joma. Ma olen nii lagane pärast. Nii mõnus, ma lähen ära selle asja peale. Oleme kodus ka. Juh. Sussikesed jalas. Teevad homme hommikuni need kompsud seal peale. Homme hommikul võtame ära. Ja siis... Ma vist räägin teile homme ka. Lihtsalt, mis see tulemus oli, sellepärast, et või noh, teie jaoks mitte homme, teie jaoks siin mingi minuti pärast, aga ma lihtsalt ise olen nii fucking väsinud praegu, et me lihtsalt üritame Liisaga ülikähku kõik ära teha ja siis saab koju minna. Sellest tramp väsinud, täiesti pekkis nagu. Joo, Arch. Munch. Good boy. Sellega ma näen teid siis homme hommikul uuesti tänased siinsamas. Yes. No hello guys. Järgmine hommik. Ma olen Tallis. Teen Archile laserit. Ta nätsutab oma uut Lutsarni palli seal. Eelmine kord, kui ma need panin, siis need läksid 1 päevaga ära. Ja ma sain tunne, et täna on sama case. Ta on mingi müslipallid ja asjad ka seal, aga see on ta absolute favorite. Mingi 5-eurine Lutsarni pall. Really goes to show you, et neil ei ole kalleid asjad vaja. Aga noh, ühesõnaga, mis nüüd edasi saab? Ja mis eile üldse lõppude lõpuks talle tehti, ma ei tea, kas ma rääkisin sellest juba või mitte. Aga ma olen tunne, et ei, sest et me olime nii väsinud ja ma lihtsalt ei jaksanud enam nagu seletada. Plus kui me rääkisime kliinikust ära, siis nüüd arst ei olnud enam seal. Ja nad saatsid mulle siis hiljem nüüd meili, kui me nagu laeva peal olime, et täpselt mis edasi ja kuidas ja nii. Aga ühesõnaga, head uudis on see, et see põlvekõõlus on paranenud. Nägid ultra pealt, et ta on nagu paremaks läinud, pluss noh, ta jooksis ka kõvasti paremini. Ja sellega nüüd on edasi nii, et me saame jalutama hakata. Kõigepealt nagu väga vähe mingi, esimene nädal on mingi 2 korda päevas 5-10 minutit midagi sellist ja siis nii-öelda 5 minuti kaugu tõstame. Nii et see on tore, saab ka lõbus olema, ma ei tea, mis vibe tal on. Paar korda, kui ma teda võtsin korra boksist välja siin enne kliinikus käimist, et muru peale minna, siis ta oli selline psiu, 4 jalga õhku, aga noh, nüüd tuleb hakata jalutama, nii et Archie sa pead käituma hakkama. Ja siis esijalgadega siis olid probleemid, olid kabjaliigesed, mida me oleme varem ka mitu korda süstinud, et seal lihtsalt tal on see ravirautus ja nii, aga nüüd kuna ta on nagu 6 kuud põhimõtteliselt olnud tööst väljas ja nüüd eriti veel kui ennast 3 kuud boksis, siis noh, me ei ole nagu näinud, mis seal rautusega nagu toimub varem, kui ta oli lihtsalt sõidu, siis ma sain kohe aru, kui seal oli mingi õrn käiguhe, siis oli see, et okei, seal tuleb rautust nagu muuta jälle natuke või mingeid nurkasid korrigeerida. Aga nüüd me lihtsalt ei ole nagu kontrollinud seda jälle, nii et jah, et seal oli nagu asi veits vildakaks läinud. Aga jah, et noh, me teame nende esimeste kabjaliigestega, tal on probleem ja nagu see ei olnud midagi uut selles suhtes. Et nad lihtsalt olidki seal 2 vahel, et kas nagu, ma küsin, kas te saate nüüd siin ka süstida või ma teeksin seda kodus oma arstiga. Siis nad ütlesidki, et noh, et kui ta praegu see kõõlus on nagu okei, või et sa võid midagi tegema hakata, et siis nüüd võib nagu ära süstida, aga noh, kui see kõõlus on veel niimoodi paranemisfaasis, siis noh, lihtsalt ei ole mõtet teha seda. Aga kuna see kõõlus oli nagu selline, et me võime vaikselt jalutama hakata, siis nad olid mingi davai ja me võime selle sulle ära süstida siin. Et jah, need kabjaliigesed said ka süstitud. Selles suhtes, no, see on nõme asi, aga nagu noh, me teame, et see on nagu probleem tal ja lihtsalt ongi nüüd me saime uued X-reid ka tehtud nendest, nii et
siis saame jälle seda raudtust uuesti korrigeerida ja siis edaspidi vaadata, et kas ja kuidas. Ja me mõtlesimegi, et tõenäoliselt lihtsalt tal tuleb hakata mitu korda aastas neid esijalgade röntgeneid tegema, et lihtsalt vaadata, et kas seal on nagu kõik okei selles suhtes, nagu et kas on vaja raudtust kuidagi jällegi korrigeerida vaata edaspidi. Aga jah, üleüldiselt positiivne käik meil. Nii et eks me näeme, mis siis edasi saab. Aga jah, ja nad ütlesid, et tulge umbes mingi 4-6 nädala pärast uuesti kontrolli, et siis kui ta on need esimesed jalutused ära teinud. Et fingers crossed, et siis läheb veel paremaks. Ma ei tea. Ja äkki ta saab hakata kunagi varsti Koplis ka käima, kui ma pean teda niikuinii alguses ise kopeldama, kuna meil töötajad natuke kardavad teda. Kuna eriti kui ta trennist väljas on, nagu muidu ta oli okei, aga lihtsalt kui ta siin trennis ei käinud siis, ja siis käis Koplis, siis ta oli nagu ta oli. Energiat liiga palju, pluss ta sööb lihtsalt nii palju praegu, et oma seda kaalu ja kõhukest ja kõike hoida. Aga vaatame, eks võtame päev korraga. Ja laserdan ma teda ikka edasi, sest et ma ei tea nüüd, kas see põhiline abi oli sellest, et ta oli boksis või kas see laser midagi aitas. Ma tahaks loota, et see midagi aitas, kuna ega see odav lõbu ei ole nüüd ka otseselt. Aga jah, et by the way, Lutsarin pall läinud. Kõik, sõi isegi maast ära. Ja ma panin selle üles talle täpselt enne seda, kui ma filmima hakkasin, nii et selle hävitamisega läks umbes 5 minutit. Vähemalt ta seisab paigal praegu, kui inimest laserit on, et selles suhtes tore. Ei homme saab uue, mis seal ikka. Aga jah, seekord siis selline käik, selline video. Archie, mis sa arvad? Are you happy? Ma ausalt öeldes ei tea, mis ta enam mõtleb. Ma Lutsani palli üle, ta oli vähemalt õnnelik. Ja, tore. Eks me näeme millal uuesti siis.